Kinnisvara teemaline podcast nimega Kinnisvarahai alustab. Tema on Lauri. Teeme. Nii. Tervist. Täna siis Kinnisvarahai podcast. Stuudios on mina, Meelis, ja tema Lauri. Jah, mõtlesime, et teeme natuke teistsuguse siis. Miks sõnu raisata, kui need nii vähe on? On selles mõttes, vaata, ja kriis on jõudnud ka siis nagu sõnaraamatutes, et lausa sõnu ei napi. Aga millest me siis täna, Lauri, juttu teeme? Üritame ikkagi rääkida kinnisvarast ja mis on toimunud ja räägime enda põnevaid lugusi. Meil on siin 3 punkti. Ma loen, tegelikult see podcast pidi toimuma natukene aega ennem, aga kuna me ei saanud tulla ja siis me unustasime vahel ära, siis me tulime ikkagi nüüd, mitmes kuupäev meil täna on? 13 reede. Jah, see on tegelikult päris hea päev, sellepärast, et siis on õige aega nagu ägedaid asju nagu alustada. Ma räägin selle mõttes, ma võtan sult jutu otsa tagasi. 13 reede on tavaliselt on mingid õudusfilmid hakkavad. Ei, tead, 13 reedet, selles mõttes enne 13 reedet on see 12 ja siis on neljapäev. Ja siis tuleb 14 ja laupäev. aga tegelikult me mõtlesime eelmine kord juba see mõte on meil kaua peas olnud, et see küsimus, miks me üldse teeme tegelikult podcast on. Et me räägime natuke täna sellest, miks me podcasti teeme, siis me räägime sellest, mis me 2024 siis, me räägime tegelikult, me tegime andmeteo pool aasta, see tähendab seda, et mõned nädalad on juba mõelnud, et me saaksime stuudiosse tulla, aga siis on loomulikult top 3 on selles mõttes, mis siis hinnad on teinud ja lõppu paneme selles mõttes, meil on iga kord need, me nimetame seda kinnisvara trilleriks, et mõned põnevad lood on ja peale seda, kui me need nagu lood kirja panin, on juba vahepeal veel midagi põnevat juhtunud on. Ja just hommikul juhtus. Täna hommikul, jah. Aga kuule, selle mõttes, jah, ma ei tea, selle mõttes, kuna ma teen tõenäoliselt pehma, ma sissejuhatasin, miks me seda podcasti teeme, siis Lauri saab nagu tugevalt järgi tulla. Et eks selle podcasti tegemise nagu pooles võib-olla ongi nagu see, et tegelikult ütle sina ikkagi, miks me seda podcasti teeme, see esimene punkt on ikkagi kõige varem. Jaa, me teeme sellega endale reklaami. Ja. Et kokkuvõttes on mõte tegelikult, et me ei tee ju niisama, et tegelikult me teemegi, kui me tooret välja ütleme, me tuleme kokku, me üritame inimesi harida nii palju kui võimalik, ega kokkuvõttes ju me ei saa inimesi harida, ma ei tea, sa tahad maja müüki panna, sa kuulad meie podcasti läbi, mis sa saad siit, saad mingi üleüldise info, mingi üleüldise suunise, sama korteritega, majadega, kokkuvõttes me kutsume üles inimesi siis kasutama meie teenust, et kui soovite kinnisvara müüa, võtke meiega ühendust, aitame nii palju kui võimalik ja podcasti idee on see, et lihtsalt läbi selle podcasti me üritame inimeste näidata, et me olemegi natukenegi kompetentsed inimesed. Täpselt. Samas on ka meil see, et kuna me ei tööta, vaata mingi me oleme töötanud kunagi erinevate brändide all, erinevaid asju teinud, siis meil on suhteliselt suur sõnavabadus, et seda oli ka näha meie sissejuhatusest, kus võib-olla mingis keskkanalis oleks siis pandud piip peale ja hakkame uuesti, aga kuna me videode editimine lõike võtab aega, siis me seda ka ei tee ja me üritame... Meil pole ressurssi. Meil on ja ei ole ja mõnikord ei tule ka välja, et me üritame hoida niisugust vabat õhkkonda ja ka meiega töötades me üritamegi olla ausad ja me ei, vaata, on niisugune inglise keeles on sõna nagu niisugune neediness, vajadus, et ma olen nii palju näinud, ma olen töötanud kinnisvaras ju aastaid, ma olen 37 on ju, vist või 38, aga juba peaaegu 18 aastat on ju tegelikult, pool eluna. et ma olen hästi palju näinud nagu maaklerite puhul niisugust asja nagu nii vajadused saada, et davai, anna mulle müüki, ma olen mingist püksis äärest hoian kinni kuskilt ja ikkagi ükskõik, mis omanik ütleb, ma noogutan kaasa ja hiljem koos nutame, et siis maakler on jobu ja omanik on jobu ja kõik on mõtlis, mis taha seda. Kui te müüa ei taha, omad ideed on olemas, te olete omale juba hinna välja mõelnud, ise pildi teinud, lenda linnukene, anna minna, mis mulle helistad, issand jumal. Kusjuures see oligi see, et ütleb küll pikaks, aga ma toon selle just mängu, sest mul oli üks tädi, see helistas mulle. Oota, aga see muidu peaks olema lõpulugu, jah? Ei ole. Okay. See on vahelugu. See juhtus eile. Helistab mulle ja ega inimesest ongi aru saada, et on vist endale mingi hinna välja mõelnud, et korter Tallinnas 2-tooline. Küsib, et kas võiks uued pildid teha või midagi. Ma läksin, vaatasin pildid kõik okei, fine on ja
siis vaatasin hinda, 40 tonni üle hinnatud. 100 pealt 40 üle või? Mis ma ei, see on ülevalt pool natuke, mingi 40 tonni üle hinnatud. Mis ma siis teen? Lendan laivi ja ütlen, et jah, ikkagi proovime. Ja siis ta heistab mulle mingi kuu pärast, noh, miks ei lähe? Ma ei tea, sest ma hoidsin sult püksisabast kinni, lihtsalt niimoodi ongi, et kokkuvõttes teeme podcasti, et meelitada või mitte meelitada, vaid kellele sobivad meie inimtüübid, noh, võtke ühendust, hakkame asja ajama, on ju. Kelle ei sobi, leidke kõik teine, teisi mahklerid on ka normaalsed inimesi on palju, hästi palju on ka neid, kes ei ole, noh, üldse kuhugi kategooriasse ei kuulu. No jah, selles mõttes ongi see, et me püüamegi nagu seda mõelda, et me omavahel öeldes ütlesin ka, et eks me vihkame natuke sellist nagu teadmatut lollust, on ju, siis informatsiooni painutamist, et kui mingi asi on ikkagi kehvasti, siis me kipume seda nagu tähelepanu juhtima, et see kehvasti on ta ja kuna ta on kehvasti, siis ta mõjutab müügihinda, protsessi, likviidsust ja kõiki muid asju, et kas käiakse vähem vaatamas või mis iganes, on ju. Ja selles mõttes seda ka, et mida me veel tegelikult oleme tähele pannud, et see oskamatus seda hinnata, seda protsessi, et kui palju mingi asi aega võtab, et tihti ei ole niimoodi, et kui sul on nagu sellepärast saab kiiremini müüa, et sul on hästi kiiresti vaja. Et jah, see ongi niimoodi, et kui te tahate meid appi, siis me võtame teie käest raha ka pärast, on ju, ja kui anname teile näpunäiteid informatsiooni ja kui te saate ise hakkama, siis meil on ka tegelikult vahepeal vaba aega. Et me nagu ei olegi nagu need vennad, kes tahaks teha nagu 60 tehingut kuus, on ja siis vahepeal hingata ei jaksagi, on. Et selles mõttes ma olen ise tegelikult väga nagu rahul selle tempoga, mis Lauri ütles ka, et me oleme koos töötanud ühes suures korporatsioonis ka on, et seal on ikkagi selles mõttes, et eesmärgid on hoopis teised, et me tahame seda kinnisvara asja nautida ja tahame, et inimesed saaksid seda nagu lisaväärtust ka ja selles mõttes ja podcast on meie nagu kõige parem reklaamikanal, et väga paljud inimesed tegelikult ongi pöördunud läbi podcasti ja küsinud nagu selles mõttes erinevaid päris ägedaid küsimusi on ja tegelikult on ka ägedaid objekte tulnud nagu lauale, nii et sellest on kasu olnud. Tasub teha, on ju? No vaatame. Vaatame. Kuule, aga räägi nüüd seda, et mis meil siis 2024, kus meil need kinnisvara podcastid siin on, et mis meil siis mis podcastid, jah, segane. Mis on toimunud turul. Pool aastal. See on meil punkt number 2 ja mida me siit näeme, et mul oli pandud siuke lause, mis mulle törkas pähe, ma mõnikord vaatan erinevaid reklaame, näen mingeid asju, siis ma saadan endale e-maile ja see on nagu päeviku eest, ma endale e-maili ja mul oli siukene, vaata, meil oli paar aastat tagasi oli siin suur kinnisvara buum, hinnad olid üleval, mitte mingit reklaami, midagi pole vaja teha. Et nüüd ma võtan niimoodi, et kui meil ikka telekast või raadiost tuleb reklaam, uusarenduste puhul, et ostke nüüd arendus, ma ei tea, see kuu on -10,000, järgmine kuu on tasuta köögimööbel ja nii edasi. See tähendab seda, see peegeldab ikkagi meie turuseisu, et turg on mega aeglane, mingeid asju on võimalik kindlasti müüa, õige taktikaga, aga suurt ostu huvi paraku ei ole, on ju. Et me oleme eelnevates episoodides ka siin rääkinud, et ostuaeg on pikem, müüjatel on rohkem võimalusi valida, rohkem kaubelda ja ma ütlen neid asju, mis on natukene, me kunagi ütlesime sellised huvitavad või nipiga, meie keeles täiesti pekkis, on ju, neid on suht raske müüa, kui me ei taha müüa neid väga odava hinna eest praegu, on ju. Aga vot see ongi see üldine turu kokkuvõte, et nüüd kui me laskume siin numbritesse. See alt tuleb Harjumaa, vaata. Jah, et võtame selle pool aastat kokku, siis on ju esimesed 6 kuud aastal 2024. Me võrdlesime seda siis eelmise aastaga, on ju. Et võtame lihtsalt keskmise tükki oli, vaata. Keskmise korterit tehingud, on ju. Et aastaga tagasi samal perioodil oli neid tehinguid olid 5545 ja see aasta siis on ju 4788, langust sisuliselt 800 tehingut. Ja kui me räägime ruutmeetri hindadest, siis sisuliselt nad on jäänud samaks tegelikult 2870 eurot ruutmeeter ja 2805, et on nad toimunud langus nagu sel aastal.
aga suures pildis aasta aega tagasi oli minu meelest natukene aktiivsem, mitte palju, aga suhteliselt ikkagi stagnatsioon, seisak. Seda ma näen praegu. No vaata selles mõttes, et sa võtsid praegu need üldise statistika ja me alati kaevame selle välja, kus kõige rohkem kaupa sees on ju. Siis 71-90 elamufond on ju, vot seal on siis selles mõttes 2500 tehingut ja põhimõtteliselt 3170 on ju, et ruutmeetri hinnas pole mitte midagi muutunud, aga tehingute arv on aga selles mõttes ikkagi ka protsentuaalselt 22% tehakse vähem tehinguid on ju. Et see on ikkagi selles mõttes selline omamoodi, et mingid asjad püsivad ja seisavad on ja, aga jah, nali naljaks, et kui keegi näeb siin mingit hullu kinnisvara tõusu, siis sellel vennal vist ikkagi pole praegu päris hästi. No vaata, ma saangi nagu mõnes mõttes nagu arendajatest aru, kes räägib, et me näeme uudiseid et näeme nüüd kohe suuremat tõusu tulemas, ei ole suuremat tõusu tulemas, loodetavasti pole ka, suuremat langust ka tõenäoliselt pole tulemas, on ju, me ikkagi jätkame samas, kuidas ma rääkisin seda mingi aastaga tagasi, me enam-vähem jätkame samas laines, stabiilne, igav, nagu mingite investorite jaoks, kus on väga häid ostukohti, väga-väga häid ostukohti on olemas. Kui sa tahad nagu hoida ja müüa tulevikus, väga head ostukohad on tegelikult olemas, aga samamoodi koduostja jaoks on ju, et kui me võtame lihtsalt väga lihtsa näite, et võtame ühetoalise korteri, mul endal on üks ühetoaline korter müügil Mustamäel, tõesti hea korter, ta oleks läinud nagu siin võrdles buumiga kuskil 95-96 on ju, ta praegu läheb 80 ringis on ju, et kui me võtame nagu selle võrdluse sellest tipust, mis meil oli paar aastat tagasi, aga vaata inimestel ongi see mõte, et nemad võrdlevad alati ju tipuga on ju, mis oleks saanud siis kui, aga praegu, aga vaata mida aeg edasi, seda rohkem me hakkame võrdlema ka reaalsemate tehingutega. Aga kui me võtame nüüd Tallinna ette, et siin selle aasta esimene pool aasta, 6 kuud tehinguid 4354, eelmine aasta ja see aasta siis 3627 ja tähendab seda, et tehingud langesid 17% on ju ja ruutmeetri hind, keskmine ruutmeetri hind circa 3000 eurot, mitte midagi pole muutunud. Lihtsalt ongi nagu hinnad on suhteliselt samad nagu aastaga tagasi, tõenäoliselt jäävad ka samaks ja tehingud lihtsalt langevad. Et nii nad on, aga see, ja Lauri räägib siis nagu üldistest numbritest, ma räägin siis nendest paneelikatest siis vahele, mis siis Tallinna paneelikad. Tegelikult on niimoodi, et Tallinna nagu ütleme nii, et ärme nimetame siis kõik paneelikateks, aga siis see elamufond on ju, see on nagu vana mosse. Sa ostad, sõidad 20 aastat, ikka maksab sama palju. Et selles mõttes, et ehk siis eelmise aastaga võrreldes pole nende enam müüdavate majade 71-90 hinnad nagu üldse muutunud nagu täiesti sama on ja nii, et selles mõttes, et hind nagu püsib on ja tehingud kogu aeg nagu langevad ja kui nii edasi, siis see on täpselt nii lähebki, et midagi muudatusi pole siit nagu suuremaid vähemalt numbrid ei näita, aga me pole selles mõttes pole Igor Mangid Nostradamus, et me oleme Lauri ja Meelis, nii et me vaatame ainult numbrid, mis on siis toimunud on ja. Aga mis me nüüd kokku võtame, et mul hakkab igav juba natukene, et ei on, aga selles mõttes ongi vaata see, et ikkagi teeme endale selles mõttes nagu reklaame, ma ütlesin ise ka vaata, et nagu majade puhul on selles mõttes jälle põnevam on ju, et kui me räägime korterite müügis, siis korterite müügis on kogu aeg see, et tõesti hinnad on samad on ju, tuleb, ei tule on ju, aga majadega on selles mõttes väga palju nagu põnevam, ma olen igatahes saanud väga palju kontakte, millega siis praegu tööd teha on ju, et me räägime vist sellest ka, et pärast, kui mis seal kinnisvara trilleris, mis me teha soovitame. Aga kokkuvõttes, kas pole niimoodi praegu, et samuti on meil ju ka ehitushinnad langenud? Ma enda näite puhul saan seda öelda, et meil ehitajate hinnad on palju odavamad, kui nad olid ennem. Et kas nüüd tekibki nagu veits see nagu, et kas ma ehitan endale ise uue maja, suhteliselt mõistliku hinna eest praegu, või ma ostan siis selle mitte poolpiduse maja, vaid maja, mis vajab siis natukene lisainvesteeringuid, tekibki nagu nüüd see dilemma, et mingi hetk oli sul endal ju odavam ise maja ehitada nullist, kui osta endale siis mingi maja, mis on ehitatud, ma ei tea, 90 algus näiteks on ju, et sisuliselt on niimoodi, mul oli üks huvitav näide ühe majaga, nüüd ma olen käima jälle, et saad aru, me leidsime majale, mille maja, ühes Harjumaa linnas,
kus ma ise olen pärit ma ei hakka seda ütlema, aga saad aru, ostja on leitud, kõik on tehtud, inimene küsib mu käest, kuule, palju võiks maja maksta. Ma ütlesin talle selle täpse hinna, me saimegi selle hinnaga, nagu ma ütlesin talle, leidsime ostja, kõik on olemas. Ja siis omanikud hakkavad mõtlema, kurat, paneks juurde või. Saad aru, majal puudub soojustus, küttesüsteem, väike krunt, palju tube, noh, täiesti nagu keskmise ostja jaoks täiesti nonsense maja, on ju. Ja ta oli seda nõus ostma suhteliselt mõistliku hinnaga ikkagi. Aga nüüd tekibki küsimus, et tegelikult kui me ostame nagu selle maja, mis on ehitatud 90 alguses või varem, noh, tegelikult mida tänapäeva inimene tahab? Ta tahaks võimalikult vähe pappi maksta, eks, siis pangalaenu võtab ta nagunii suures pildis, sinna läheb mingi summa ja nüüd on ülimalt tähtis vähemalt minu jaoks, et hoiaks need küttekulud, noh, kommunaalkulud nagu kontrolli all. Et kui sa ikka kütte peale paned, ma ei tea, 5 sotti kuus, see on veits palju ei ole või? Et pigem maksaks seda pangalaenu siis ja võtaks korraliku soojustusega maja, kus on sul ka ventilatsioonid olemas, on ju, võib-olla päiksepaneelid, noh, praeguses olukorras jällegi, need pole nii tasuvad, on ju, aga noh, mõtleks vähemalt seal suunas, eks. Et nüüd on küsimus, et kas me saame ehitada endale maja praegu nagu uue maja ehitada sama hinna eest, mille eest me ostaksime selle vanema maja ja renoveeriksime. No mina olen selles mõttes aga nagu sama ideed, et ilmselgelt ka materjalide hinnad nagu selles mõttes, kui käia praegu shoppamas mitte siis Gucci ja Mucci poes, vaid käia nagu ehituspoodides. Õiged inimesed. Ja nagu päris inimesed käivad nagu Rahakratt ja kõik teised vennad. Seal on ikka näha, et tegelikult on häid pakkumisi küll ja täiesti nagu me võime jõuda sellesse kohta, kus tekib siis see hetk nüüd võib-olla, kus ongi juba mõistlikum hakata seda maja nagu ise ehitama pigem nagu nullist, et ka krundihinnad, ütleme sõltuvalt piirkonnast annab siis neid kas üles või allapoole nagu liigutada. Kuule, aga teeme top 3 lõppu, tegelikult läkski jumala lahedaks. Oota, aga mõtle nüüd niimoodi, mulle tekkis üheks mõte. Mõtlen niimoodi, ütleme, võtame näiteks, ma ei tea, võtame Keila linna või, valb näide, võtame Marku valla. Ütleme, et kui meil nüüd ehitushinnad lähevad odavamaks, on ju, nad loomulikult hüppeliselt ei lange, vaid hüpoteetiliselt. Ehitushinnad lähevad odavamaks, siis järelikult nende tühjade maatükkide hind peaks tõusma, on ju, sest nagu nõudlus sinna võiks tulla suuremaks, et siis need maatükid võiks minna kallimaks. Kas see võiks olla järgmine asi, mis nagu võiks tõusta või? No see on tegelikult selles mõttes, seda on ennem ka nagu olnud siin nagu ikkagi nagu ehitada nagu annab ise. Et need on ainult teatud kontingendil olnud kogu aeg ihaldusväärsed objektid, mida saab siis ümber ehitada või et see on selline nendele inimestele, kellel on võimekus ise reaalselt, ma ei tea, oma kätega või venna või isaga koos midagi teha. Et need on mingile seltskonnale need krundid kogu aeg väärtuslikud olnud. Aga ma arvan, et hüpoteetiliselt see ei pruugiks nagu väga nagu vale olla, sest kui teisest küljest hinnad nagu püsivad, aga krundil praegu ongi, me oleme ka vaadanud paari krunti, kuhu peale nagu ehitada, aga lihtsalt siis nagu ehitushind ei tule sellest tsoonis nagu välja, et kui seda tsooni saaks nagu 20 kilomeetrit linna poole nihutada, siis see hind oleks juba täitsa tipp-topp. Kuule, seal tuli jälle üks lugu meelde praegu sellega, et üks inimene saatis mulle meili. Ise oli asja müüki pannud, kõik ära teinud. Kõik oli öeldud ju. Maja hind oli olemas, oli ka ideaalne asukoht, mitte kuskil, ma ei tea, ühes läänepoolsest linnast 50 kilti, teisel poolsest 50 kilti, ühesõnaga. Täitsa heas kohas. Soojust, mitte midagi polnud, kõik oli tehtud ja ostke ära ja aidake ja ma ütlesin, et ei, tänan, mitte mingil juhul, pole vaja. Aga mis ma tahtsin sellega öelda, mul läks meelest ära. Ei, ma tahtsin öelda, tuli meelde see, et jah, ehitushinnad küll ja krundid on, aga mis nagu seda väärtust loob, on see, et milline infra sul ümber on. Me saa ju maja ehitada, ma ei tea, suvalisse kohta X põllu peale, sul on vaja lapsed kooli viia, lasteaeda, trenni, mis iganes, et nagu mõtle nagu selle peale ka, et jah, me võime ehitada selle maja nagu odavamalt kuhugi metsatukka, isegi metsatukka on ma ei tea, põllu peale, täiesti suvaline näide on ju. Kool on, ma ei tea, 15 kilti, trenn on 15 kilti, pood on 15 kilti, kokkuvõttes sul läheb pensu peale sama palju, kui võib-olla läheks sul selle kallima maja ostmise peale läbi kodulaenu on ju.
ja mõnikord ongi niimoodi, et teatud kohtades selle investeeringu, mis sa paned oma kinnisvarasse, sa ei saa mitte kunagi tagasi, noh, see lihtsalt on fakt, noh. Sedasi on, noh, nagu piirkonniti, jah, see erinebki, et Tallinnas paned 1 euro sisse, saad teise vastu, aga on väga palju piirkondi Eestis, kus paned 1 sisse, saad nagu pigem pool tagasi. Sa võid teha mida iganes. Ehitushinna suhtes on selline arvutuskäik käib, on ju. Kuule, teeme niimoodi, kuna me räägime juba nendest põnevatest lugudest, muidu me teeme päevast põnevad lood lõpus, on ju, et mis siis nagu näinud olema, et mis on need meile kinnisvara trilleris, Lauri tegelikult selle loo juba tõi ära, on ju, et kui me oligi nagu see majamüügi idee, mis Lauri nagu rääkis, on ju, siis tegelikult sellest, kui me eelmine kord nagu rääkisime, kui see teema kokku tuli, siis tegelikult on niimoodi. Mida te sellega teete, kui te selliseid trikke teete? Te ise solgite seda turgu, kus te ise soovite oma asja müüa. Ükskõik, oled sa omanik, oled sa siis koos maakleri, ilma maaklerit, on ju. Otsusta ära, kas sa müüd või ei müü, no, jää sellele kindlaks, on ju, ja mõtle oma miinimum ja maksimum hind välja, on ju. Kui me küsime inimese käest, et mis on su, ma ei tea, sul on 550 000 maja, Lauri, ma küsin su käest ära, mis su viimane hind on, on ju. Kui sa ütled mulle, et see viimane hind ongi 550, siis ma ütlen, et davai, oli tore, nagu kuule, ma teen ka mingid mõistlikke asju edasi, on ju. See ei ole võimalik, et sa paned 550 välja, siis sa müüd ka sellega, on ju. Ehk siis see, et sul peab olema mingi painduvus, sest et klient vaatab ka midagi, mida talle kõik asjad niimoodi meeldi. Et te teete ise endale sellega liiga, kui te selliseid rumalad otsuseid teete, nagu Lauri klient tegi, on ju, kes muudab oma poole otsuse ära protsessi käigus, on ju, sest alati esimeses nagu huviringis on kõige suurem ostjaskond, on ju. Teine ostjaskond juba tahaks hinda nagu langetada, on ju. Ja kolmas asi, mis me nagu veel ütlesime, on see, et kui me ka maakleritena selles mõttes aitame inimestele asju nagu müüa, kui meile kõik helistavad, me ei torma kõikidele inimestele asju näitama, sest et nagu tegelikult tuleb välja ju selgitada, et kui me aitame teie asju nagu müüa normaalsed majad, on ju, me ei taha ka tekitada sellest mingit turismi atraktsiooni, on ju, me küsime inimese käest, kas sa oled pangas käinud, mis sa tahad, on sul see, on sul teine, et me nagu püüame ise ka nagu selekteerida, et mitte turismi atraktsioonid on see hop on, hop off bussid, vaata, nende peal saab hüpata nagu maha ja peale, on ju. Et selles mõttes ja kui me võtame müüki, siis me ütleme, et mis on hind, on ju, et need helesinised ajad on nagu möödas, me oleme ikkagi kinnisvarahaid, on ju. See on see jah, et läbi õnne ja jumala tahte on mulle sattunud üks kortermüük Aravetele ja siis ma ise seal, ma olen üks hea tuttav kolleeg Georg Paidest käib seda näitamas, on ju. Ja siis meil tuli reede õhtul tuli huviline. Üks huviline oli, on ju. No Aravetes see on nagu, no ilmselt see inimene, kes sinna läheb, peaks nagu ikkagi sealt siseringist minema vist, ma päriselt ei näe põhjust, et miks keegi peaks sinna. Aga ära ütle, vaata. 2 sotti kommunaalid. Vaata, see ongi see sama, et võib-olla tuleb väiksemast kohast suuremasse, ma ei tea, tead, inimestel on erinevad asjad, peab kellegest ära põgenema, tahab väga vaikest, on ju. On mis on. Ühesõnaga Aravetes siis inimene kirjutas reede õhtul, mega kiire tahaks vaatama tulla, siis ma ütlesin Georgile kohe, saad äkki näita minna. Ja siis ta oli läinud sinna korterisse, korter maksab 18 000 eurot. Ta on ülimõistlik korter selle hinna eest, 18 000, sest kohe enam minna, võtame asjad, telekased kaasa, külmkapp on sealt pool korteri hinnast juba minu meelest, et see on nagu hea korter selles mõttes, et seal on kõik tehnikased olemas. Ja siis inimene oli läinud sinna, ma küsin, kus näitame läks, läinud sinna ja hakkan neid mingi kapi uksi sikutamas. Kapi uksed on ju, vana mööbel on, kas ikka kapi uks on 90 kraadi ja mingi täiesti ja tihti peale ongi, et ei taha nagu endale vaata mingite asjadega ju vett peale tõmmata, et üldiselt on nagu mida odavam toode, seda värvikam kotikäit, et mõnikord ikkagi lähed sinna ja ütled poole lause pealt, kuule, et ikkagi see maja vajab sul täielikul ammutamist, on ju, et mõned majad ongi, et inimesed nagu majad, korterite puhul ei ole niimoodi, majade puhul ongi, et maja on nii kehvas seisukorras. See, et nagu mingid inimesed sees elavad, see on teie valik, või saatus, on ju. Aga sama hinnast me paremat asja tegelikult ei saa ju. Ja mis veel selles mõttes, see on tegelikult see, et vaata see trilleri esimene punkt, räägi sellest ka, selles mõttes see on sinu nagu teema, et lähme hiljem äkki sinna, teeme see top 3 ära või? Me oleme nii lappes juba endaga. Davai, no okei, rahvas, tulge telekate, vaatame, kuulama. Davai, selles mõttes teeme siis täna top 3 ja korterid ja Harjumaa.
et siis, kus meil siis põnevust oli? Räägisin Harjumaast, mina Tallinnast. Nii. Me räägime korteritest, jah, top 3 ehk siis Harjumaa vallad ja linnad, on ju. Me räägime tehingutest, mis on kõige likviidsemad piirkonnad. Kolmas koht Saue vald, 148 tehingut. Yes. Teine koht Viimsi, 149 tehingut, et seal tuleb mainida, et enamus tehinguid, me võtame seda infot Maa-ametist, et enamus tehinguid ei ole tegelikult korterite tehinguid, vaid korteri omandite tehingud, mis tähendab, et seal sees on ka ridakad ja paarismajad siis. Ja esimene koht Rae vald ja ka enamus on ridakad või paarismajad. Ja tehinguid oli 298 tükki. Jah. Sest et seal Rae vallas sai valmis 2 suuremat arendust ja siis need kindlasti mõjutavad seda. Nii top 3 korterid Tallinnas, Põhja-Tallinn 717 tehingut, Kesklinn 849 ja võitis selline piirkond, kus elab Eesti kogu rahvastikust 8,67%, võitis Lasnamäe. Nii et palju õnne! Jah, et palju õnne Lasnamäe inimestele, et teil müüakse ja tehakse ikkagi palju, aga tehinguid on ainult vaata 9 tükki rohkem, nii et Kesklinn tuleb juba järgi. Nii, Harjumaa top 3, et siis suvilad ja majad kokku. Majad siis, jah. Ja vaata siin vahepeal ma ütlengi tegelikult selles mõttes, et mille järgi me oleme aru saanud, et me oleme tegelikult tublid vennad. Ausõna ongi see sama, et kui me räägime majadest ja majade müügist, siis seda, kui me kunagi kinnisvarakarjääri alustasime, siis me saime ikkagi aru, kui inimesed on jahud kinnisvara mõttes, nad ei tee betoonblokil ja rehal vahet, siis see paistab välja, kuidas nad ka tegelikult klientide maju müüvad. Et tegelikult ongi see, et see majad on meie nagu selline meelis teema, võiks öelda lemmik teema on ja majade puhul ei saa ju võrrelda neid ruutmeetri hindasi sest et on väga palju erinevaid tegureid ja seal peab saama asjadest nagu aru. Ja majasid on endal nagu põnevam müüa ka, et seal on nagu korterite puhul me ikkagi hinnastame, ma võin öelda, et nagu suhteliselt täpselt. Mõnikord ongi nagu väga nõme ei ole tegelikult, vaata, kuna nahk on juba nii paks mõnest kohast, siis võidki öelda omanikule, et kohe 40 tonni tal liiga rohkem palju saada, mis ma siis teen? Mis me see, et me mingi reklaamime välja, et me müüme sinu kinnisvara, ma ei tea, parima hinnaga, müümegi parima turuhinnaga. Nii, mis me kasu toome on see, et selle 3-7%, mis sa meile maksad, me toome ikka kõrgemalt. Seda me saamegi siin trilleris rääkida nüüd, et kuidas see süsteem võiks toimida. Aga jätka majad. Harjumaa top 3 suvilad ja majad kokku on, et siis 3. koht Viimsi 54 tehingut, nendest 25 suvilat, Harku 80 tehingut, 47 suvilat ja Saue vald 80 tehingut ja 36 suvilat. Nii et maad, majad, suvilad kokku, et kuna nendega väga palju tehinguid ei tehta, siis ilmselgelt on ka seal mõistlikum kasutada kompetentsi selleks, et oma maja või maad nagu hästi müüa. Jälle, miks me teeme need suvilad siia, et nad on EHR-is on nii kirjeldused, et mõni suvila võrdub ka maja ja ma arvan, kui me räägime nagu Viimsi vallast, seal on nagu enamus majad on, ja tõenäoliselt ka Saue kuskil Saue-Harku piirkondades on samasugused teemad on. Nii, kas ja lõpetuseks siis mis vahepeal Euribor teinud on, Euribor on täpselt sama muud nagu Mosse, täpselt mitte midagi teed. Kõik on sama olnud, me võimegi öelda niimoodi, kokkuvõtvalt väga lihtsalt, et kui hakkab Euribor langema, majandus natuke stabiliseerub, me pidevalt saame ainult uudised, et üks maksutõus teise maksutõusu otsa, see ei anna nagu tarbijale väga palju kindlust, et davai, teeks mingid head investeeringud kohe, Euribor on suur, maksud tõusevad ja omanik ütleb, kurat, nüüd on hea aeg maksimaalne papp, et ei ole. Euribor on olnud see, mis ta on olnud, siin 3,36 praegu oli või? Põhimõtteliselt sama. Mida me sellest räägime? Selles mõttes, et nagu... Ei olegi, see on nagu bensiini hind, tuleb kasutada nii nagu on ja kogu lugu. Ja me teame seda, et mingi hetk nagu me kunagi ütlesime, et ma arvan, et turg läheb aktiivseks siis, kui meil on see siseriiklik, et kui me räägime Eestist ja ka muus maailmas natuke stabiilsust ja kui me saame oma Euriboriga reaalselt kuskil 2 juurde, ma arvan, siis me saame nagu aktiivsust juurde. Ei avalda enam nii suurt mõju hinnale. No vot, nii on.
Ja nüüd aga räägime siis, paneme, tõmbame. Pangalaenu ei võta, siis pole Euribor tähtis. Ja ei, no vaata, selles mõttes, et ükskord oli ka see, et tead, kes saavad kinnisvara ostama? Need, kel raha on. Täpselt, et siis ongi see, et ja tead, kes pangast laenu saavad? Need, kel raha on. Need, kellel on töö ja sissetulek ja mingi... Ei, no tavaliselt kõige paremad laenu saavad need, kellel kõige rohkem raha on. Tead, mis meile ütlesin või? Ma käisin mul oli üks diil peaaegu, mis mul läks vana linnas, see oleks mu elu suurim diil on, ma arvan, kinnisvara vähemalt vahenduses. Noh, ei katki nagu ikka, üks päev enne tehingut. et ostja arvas, et jah, et ei sobi ikkagi mingid asjad seal. Ma ei hakka sinna teemast laskuma. Aga eile käisid mul ühed välismaalased vaatamas seda Müürivaja maja. Ja siis ma ütlesin neile niimoodi, et see maja nõuab nagu avatud mõtlemist, siin saab kõik ümber teha, nagu näete, et lubasin ka taotleda. Aga ainuke asi, mis te sellest majast teha ei saa, on lennuk. Ja nad said naljast aru vist isegi. Ja see käis nagu ülitõsise jutu arutuse käigus. See inglise keeles ütlesin, I think you cannot make an airplane out of this house. Ja. Siis nad vaatasid, mis käis. Vennad on nagu praegu segaduses on. Et osad trilleri lood käisid nagu läbi on, et mis siis ikka, Lauri on kõvasti ehitusega tegelenud ja üks selles mõttes, et mis me tahtsime öelda, et kõik pakuvad mingit tasuta konsultatsiooni, meie teeme rohkem just seda, et me pakume tasulist konsultatsiooni ja see tasulise konsultatsiooni idee ongi see, et tulge meie juurde, me teeme teile selle müügikava ja müüte ise, teete ise, maksate meile selle konsultatsiooni ära ja siis, kui helistate uuesti, siis me ütleme, et nüüd läks timer käima ja läks, et tegelikult see on sellepärast, et me paneme sel puhul ka selle efforti, et mõtleme selle kava välja täpselt nii, nagu me seda ise teeksime. Mina ei usu sellesse, vaata, mitte sellesse, mis sa rääkisid praegu, vaid kunagi oli ka, et me oleme igasugused kampaaniad teinud, et tasuta hinnastamine, tasuta mingi asi, teate, tahate tasuta hinnastamist või? Tavai! Tahate korterit müüa, lükka KV lahti, pange hind sinna, andke minna. Hind on nii vale, kui saab olla. Et kõik asjad, mis on elust tasuta, on... osad on kahtlase väärtusega, ütleme kohe nii välja. Miks sa peaksid nagu tasuta hinnastamine on see kinnisvara hind on alati sul kõige nagu suurem trump tagataskus on ju. Mis saad selle ära, midagi müüki panna, mis vahet selle on. Mõtlesin, et kui tahate nagu hinnastamist, meil on hinnakiri olemas, paneme selle siia linkidesse, tahate ise müüa, ei viitsi midagi tegeleda, pole raha nii palju võib-olla või ega jällegi, et kokkuvõttes ma ütlen seda, et mis pole raha, et ega meile ju ei maksta ennem, kui on tehing tehtud, on ju. Ja nagu ma enne mainisin, see 3% või mis meil tasu on, me toome selle nagu nii kõrgemalt, kui ise müüksid. Et siin tulebki järgmine trilleri jutt, et kus ma saan selle näite tuua, on ju. Et ega väga palju nagu meiega töötades nagu kaotada pole. Ma arvan, et pigem on ikka päris palju võita, ma ütlen, et siit tuleb see järgmine teema, mis mul on nagu väga, väga tihti läbi käinud, kindlasti Lauril ka on, et ma arvan, mul on praegu kasutusloa ajamist 4 või lausa 5 majal on, et selles mõttes, et see, et kõik, kui mingid dokumendid neil korrast ära, siis me võime kohe öelda, see absoluutselt mitte ei mõjuta hinda, vaid mõjutab seda, et sa lihtsalt põhimõtteliselt saad seda müüa kas ainult sellele inimesele, kes on oma vahendid on, pead seda oluliselt soodsamalt müüma, või teine asi on see, et sa tegelikult ei saa seda müüa ja kui sa seda müüa ei saa ja sa aru ei saa, mis sul seal paberites on, siis küsi meie käest, meil on olemas selles mõttes kompetents nende asjadega tegelemiseks ja saab selle nagu müügiprotsessiga nagu alustada ja tegelikult on see selline koht, et väga paljudel, kellel nagu niisama käest on ära, et siis me selle kasutusloa protsessi ajamine pole meie nagu leib on ja me tegeleme sellega ainult siis, kui on vaja nagu müüa ja kasutusluba korda teha, on, et kasutuslubade ajamise ettevõtted paned Google'is sisse ja leiad, on, aga meil on ikkagi väga, me kasutame teravaid pliiatseid selles mõttes, et kes teevad seda väga hästi, on kohalike omavalitsuste nõuete ja märkustega ülihästi kursis, on, et see tegelikult määrab müügikiiruse puhul nagu väga palju. Oli sul veel mingi mõni hea triller või? Meil oli üks korteri müük hiljuti siin, et seal oligi nagu ideaalne näide, et kuidas ise tahaks nagu asju teha tegelikult. Omanik, hinnaootus polnud, tõesti ei teadnud. Rahast oli nagu ikkagi inimestele meeldib rohkem raha saada, aga kui sa on nagu mõistlik vend, saad aru, et turg teeb oma ja andis selle siis minu kätte müüki ja mul oli metsikult palju huvilisi, ma ütlesin davai, et meil oli nagu
meil on kindel strateegia, et kus me teeme seda. Et me lähme nagu põhimõtteliselt suures pildis nagu kohe õige hinnaga peale, ta ütles, et tal on 6 aega müüa vähe, noh, tal oli hind X, me saime, mis ta soovis saada, ja kui meie tasud nagu maha võtta, sai vist hind X pluss 2500 vist, noh, rohkem on ju. Et kõige tähtsam oli see, et ta ei seganud, ei küsinud, ei kirjutanud, noh, ma ütlesin talle, teeme siukse plaani, lähme selle järgi, vaata, mis saab, noh, kokkuvõttes toimis, aga ma räägin, et kui see vend oleks ise pand, ta oleks ise pand selle müüki, see korter vajas kapitaalremonti, saad aru, mul tuli niimoodi pakkumisi, noh, mingi 5-6 tuhat madalamalt, et no neid oli noh, seal tehti igasuguse asju, lubati mulle veel, ma ei tea, natukene kuradi alt tõlma anda, ma ütlesin, kuule, kutid, noh, ma ei tea, see on 200 eurot mulle, mis elu ei muutu, noh, et nagu, noh, aga oleks see vend, noh, täiesti teadmuta, noh, veits sudu on flegmaatik, eks, noh, see on sõber, võin rast rääkida, ta ei solvu kindlasti. Mul oli ka kunagi, kui ma esimesi tehinguid tegin, on ju, tulid pakkumised, noh, nägin, kurat, 80 tonni käed, igistasid, sokid olid läbi märjad, digitilkus, süda uperdas ja see teine vend, noh, ma tean, et vendiseks pakutakse suht sama kontingent, on ju, ta on suht agressiivne ka, on ju, ja kui ise nagu siuke suht flegma oled seal otsas, ta võib sind ära süüa, davai, teeme ära 80 tonni, mis on, kohe tulen, on ju, mõtled ukse taha isegi, noh, see on täiesti crazy, noh, mis see vendale nagu, sess, see on nagu, me ei tee nii ja kõik, et just nende madalamate otsa asjadega, et kus on palju flippijaid, on ju, et kas see flippetega oli ka huvitavad lood, et lõpus küsitati, kuule, et mis hinnaga võiks seda korterit siis müüa pärast ja mis hinnaga osta, sa pead ise arvutama mees, et ma ei tean, et eks me ise oleme ka ju enda flippe teinud ja erinevaid asju, et nagu sa pead ikkagi turgu tundma, aga flippetel on küll see, et kunagi ma ei saanud aru, miks nagu maaklerid kasutati flippimise puhul, et nendest ma saan tegelikult aru, noh, nad üritavad ise müüa, ma mõistan seda, on ju. Osad flippete marginaal on seal, kasumi marginaal on mingi, ongi 4000 eurot, on ju. No, ja soti pealt maksad ju 2,5 või 3 ära, siis mine vii kodust taara ära või ma ei tea, tee midagi muud, on ju, no mingi juhutööd vahet pole, on ju. Et polegi mõtet tegelikult väga palju, et kui su marginaal ei pisikine. Kui te teeb veel ehitusega seda flippimist, siis on ikka täitsa kellad ju. No ega ma saangi neist aru, on ju, et noh, ja siis nad on, mul oli ka mingi vend kunagi, ma ei tea, maja ehitas selle. Ta oli endaga täiesti, ma ei tea, kus kohas, noh. Ta oli kõik valesti arvutanud, on ju, et mõtlesin, et kurat, see peab ikka nii palju maksma, rääkis ma telefonist, miks see nii palju maksma, mõtlesin, et selge, noh, mine müü siis. Tippajal, müümata. Ehk siis kokkuvõtvalt võime tänase, noh, et kõik, kes kinnisvara Haid ja Räimed siin nagu kuulavad, et täna meil läks veidi lapardama, aga noh, me kogumegi vormi siin sügiseks ka, et järgmine kord siis võtame jälle uued piirkonnad ette, uued podcastid. Ta on see Play Tallinna reklaami teha. Tahad Play Tallinna reklaami teha või? Sa nii häbelikult küsid, mina olen, et siis ei anta, on. Mis asi see Play Tallinn on? Et mul on ka kinnisvara kõrvalt üks muu projekt, playtallinn.ee, kus meil on siis uus meelelahutuskeskus tulemas Tallinnas. Seal on 5 escape room'i, lasermängud, sünnipäevalad, 1200 ruutu, puhast fun'i avame siin septembrikuus. Ja sellega sponsoreeritud... Anna mulle pliiatsid. Mõtlesin teed raha. Mis? Reklaami eest, jah. Ja reklaami. Oota, te avate 5 tuba, mis teil veel on? Meil on seal 5 escape room'i, meil on seal osavusmängud, noh, kossumängud igast asjad. Järgi arvake, et ma nüüd siis kinnisvaraga ei tegele vahepeal, aga... See on niimoodi või? Jah. Et kui te tahate reklaami osta, siis... siis te võite meile, te võite nagu, ja nägite ka, tasud on meil pigem lehe kohta. Pigem nagu mõistlikud, on siin näha, tasud on isegi võib öelda, ja vaata, see ongi näide, et sa pead kunagi kuskilt alustama. Ja sellega, et kui, aga samamoodi meil oli idee, vaatasin ju, et kui keegi tõesti tahab tulla meie saatesse reklaami tegema, noh, tulge, et meil on siin saab ühe inimese panna istuma ju, et tahab oma arendusest rääkida. No, ja siis me saame ka olla. Ja sellel ajal, kui Lauri teeb sellist asja, et teeb Play Tallinnat, siis mina ühe sõbraga toon hulgi maale Apple'i tooted nii, et kellel uut iPhone'i on vaja, siis... Mis su leht on?
võtan see küpa tagasi siis. ei meil ei ole lehte, meil on üks suur fail, mis liigub. Aga kas saaksid see faili siia? et selles mõttes. Peab ennast reklaamima, kui meil on eetriaeg antud, on ju. Ei, ka Apple'i tooted on head, vaata, need müüvad ennast ise. Selles mõttes nad peavad lihtsalt teadma, kelle käest sa küsid. Aga mingite sendisaagijatega me tegelikult ei viitsi, vaata. Tegelikult viitsid. Jah. Oi. Et aga ei, selles mõttes tulge siis septembris Play Tallinnasse ja ostke omale need uued iPhone 16 ja kinnistada ka. Midagi refivahetust midagi varsti pole pakkuda. Vaata, kui me oleme ikkagi hea meel on näha, et see podcast on arenenud, nagu reaalselt on läinud nagu paremaks, et kui me alustasime, vaatasin seda, ma olin jõhkralt pinges, mingi vahepeal vererõhk tõusis ikkagi, kahel läks punaseks, aga vaata, julgustan ka inimesi tegema uusi asju ja proovima, selles mõttes, et kui te teete seda juba, sama kinnisvara müügiga, on ju, teed esimest korda, käed värisevad, mõtled, kui notaritehing, notar ütleb, et kirjuta kirjatähtedega, patika trükitähtedega. Kuule, see kinnisvarahaim meenutab meil juba varsti seda Jamaica taksot, kus kõik reklaamid on selja peal, samas, et vend pakub betooni, teeb küüsi ja siis... Aga ta peabki olema vabas stiilis, sest muidu ta on igav ja ma ei tea, et mis me uristame enda numbrid ette ja tahate midagi teada, mingeid mõtteid, mitte mõtteid, vaid müügisoov, tähendab, sõnastame ümber, kui teil on müügisoov, siis võtke ühendust. Kui teil on mõtted, siis mõelge need mõtted selgeks ja võtke ise ühendust, kui on selgeks võtted. Kuule, selge, tänaseks siis, ma ei tea, aitäh sulle, et sa viitsid nii vara üles tõusta. ja järgmine kinnisvara Hai podcast on juba siis järgmine kord. Siis kui on tehtud. Aitäh kuulamast ja vaatamast. Aitäh kuulamast. Ära läks veidi lappama. Ei läinud ju.